Et see koolitus oleks siis kava poolest selline, et selle koolituse tulemusena te oskaksite Movie Makerit kasutada videode tegemiseks. Ja siis koolituse lõpus me teeme koos läbi ka näidismontaaži, kus me siis proovime kokku panna umbes sama klipi, mis see seal oli. Montaaži kava on siis, et ma räägin programmist üldiselt natukene, siis vaatame üle videoosa eraldi, et kuidas seda videosid monteerida, kuidas sinna efekte panna, üleminekuid. Siis me vaatame üle, kuidas tegeleda videode heli ja kuidas muusikat tuua programmi. Siis me vaatame üle, kuidas tuua programmi sisse pilte ja logosid, mis nendega seal teha saab. Ja siis me vaatame üle ka, kuidas panna programmis sisse ka tekstid ja tiitrid. Siis me muidugi tegeleme video eksportimisega, aga hakkamegi siis pihta. Movie Maker on siis, ma ei tea, mul seda desktopi peal ei ole, ma leian ta sealt Windowsi selle otsinguga ülesse. Seletan kergelt, mis siin siis programmis on, et näha siin praegu. Et siin vasakul on siis preview aken, seda selgitame kohe hiljem. Ja siin paremal selles ruudus toimub kogu töö, et kõik videofailid, mis te siia impordite, sellest peate ka video kokku panema, et see on võib-olla Movie Makeri miinus, sest et ühelgi teises programmis ma ei ole varem näinud, et sul ei ole eraldi kausta, kus hoida faile ja sealt siis valida, mida kokku monteerida, et Movie Maker on läinud selle peale, et kõik, mis sisse impordime, seda kõike kasutame. Lihtsalt kustutame ära, on ju? Ja kustutame ära need, mida ei taha, on ju? Et nad arvutist ei kustu ära, need lihtsalt sealt? Ja. Et ainult sealt kustub ära. Siin üleval on siis ka mingid menüüd, eks ole. Esimene asi, mis võikski teha on, et siin on RIP menüü, on ja siit saab siis teha uue projekti, mis meil juba on ees tegelikult. Siis seal saab avada projekte, mis teil on juba pooleli kuskil. Ja siis save projekt on see, mis te võiksite kohe nagu võtta ja projekti esimese asja on ära save'ida, et kui kõik kokku jookseb, siis on nagu ilge jama. Üleval on veel siis menüüs näha see home, need asjad muutuvad meil aktiivseks siis, kui me videod impordime. Samamoodi animations, see on siis üleminekud põhiliselt ja piltide jaoks mõned liikumisefektid. Siis on visual effects, siis on projekt. Et siin korraks võiks peatuda, et neid asju me siin ei vaata, aga siin on see aspect ratio, ehk mis moodi see pilt on, et 4:3 on põhimõtteliselt aegunud, ehk kõik vanad kineskooptelekad on 4:3, aga me elame 16:9 ajastus, et 4:3 me põhimõtteliselt ei kasuta. Võib-olla, kui te teete slideshow'd piltidest, siis 4:3 maitse asi. Ja view all on siis, siin on üks asi, on see waveforms, et see on sisse lülitatud, et see võikski sisse olla lülitatud, seda pärast vaatame uuesti üle. See oligi põgusalt, mis see programm siin on. Impordime videod sisse, et osadel võib-olla on imporditud juba, kellel ei ole, siis videod saab sisse tõmmata programmi siis siit ülevalt, add videos and photos, või siis vajutades siia selle suure ruudu keskele lihtsalt. Ja siis see sama kaust, mis ma teile andsin, seal on videomaterjal. Ja võtke kogu see materjal sisse, aga kui te tahate näiteks võtta mingid valitud faile, siis hoiate kontrolli all, näiteks olete filminud seda korterit seal, hoiad kontrolli all ja siis vajutad nende faili peale, mida sa tahad kasutada. Aga antud juhul võtame kõik sisse. See on erinevate nende faili... Jaa, see Movie Maker peaks enamus formaati lugema, et tal on kindlasti olemas ette antud ka paljudel on. Et praegu, kui te tõmbasite selle suure... Kõik failid võtsite ära ja sisse tõmbasite, siis ilmselt siin all vasakus nurgas hakkab mingi action pihta, et läheb aega selle enne, kui te saate neid üldse nagu vaadata. Et Movie Maker siis valmistab need failid ette töötluseks, et ta ei suuda neid otse lugeda tegelikult. Et mida nõrgem arvuti teil on, seda kauem teil aega läheb selle jaoks. Jah, et siin peaks olema mingid kellataimerid siin nende thumbnailide peal, siis ta ilmselt veel impordib, et siin on all nurgas on see mingi riba ka, mis näitab seda. Aga ma räägin nii muid asju, mis siin juba on, et ma arvan, et esimese videoga, mis teil on, saate natukene vist proovida ka seda. Üldjuhul peate selle kindlasti ära ootama. Esimene asi ongi see, et ootate, et see on monteerijate põhilõbu on oodata kogu aeg, kas renderdust või siis piikimist nii-öelda. Ainuke koht, kus saab kohvi juua. Ja siis siin all nurgas on change thumbnail size. Et mul on siin medium icons. Et see siis lihtsalt on see, et kui suured on need videod siin selles meie tööreal näha. Kui on extra large, siis mul on hea näha, et mul on sellised videod seal.
see iga pilt kujutab ühte video. Ehk siis see on esimene video, see on teine, kolmas. Ja see pilt, mis seal näha on siis selle video esimene kaader, millega alustati siis filmimist. Üldjuhul võiks selle hoida, no ma ei tea, mediumi peal või large'i peal, et oleneb palju teil materjali on, et kui teil on hästi suur projekt, olete filminud ära terve linna maju, eks ole, siis noh, et projekt oleks ülevaatlikum, näed kiiremini orienteeruda, siis tuleb see small icons kasuks. Et siin selle sama ikooni kõrval on zoomimisnupp, et selle point on see, et kõik need videod, mis teil siin on, eks ole, on näha ühe suurused nii-öelda. Et see suurus ei kuva selle video nii-öelda pikkuse suhet, et see video ei ole sama pikk kui see video. Need ongi lihtsalt pildid. Ja kui siit zoomida niimoodi natukene, siis pikemad videod, terve see fail muutub nagu natukene pikemaks ja näitab rohkem thumbnail'e sellest videost. Et seda nagu väga tihti vaja ei ole, et pigem võiks ta olla niimoodi, et on need pildid kõik üksikud, ehk siis see zoomitud täiesti siia nulli. Ma räägin siis nagu edasi, et kui lähete hiirega mõne videoklipi peale, siis sinna tekib väike informatsiooni menüü, et siis te näetegi, et need klipid on erineva pikkusega. Et seal menüüs põhiinfo vist, mis huvitab, ongi see, et kui pikk see klipp on originaalis. See on 11 sekundit, see on 23, see on 26, see duration seal, see on 9 sekundit. Ja siis, kui sinna mingid efektid asjad peale panna, siis selle kohta näitab ka informatsiooni. Aga noh, vasakul on see preview aken, mis tähendabki seda, et soovitan kõigil arvuti heli nagu praegu vähemalt kinni panna, ma panen endal ka. Et nende klippidel on kõigil heli ka. Kui te teete klipi aktiivseks, siis see klipp ilmub siia preview aknasse. Võtame selle esimese klipi näiteks ja siis klippi saab maha mängida siin preview aknas, et paneme siit play ja see play nuppu asendab ka space, et kui seda pikka space'i vajutada. Mul praegu siin mõtleb midagi. Et kui te vajutate tühikut, siis see klipp hakkab maha mängima ja nagu näete, siis siin, ma teen nüüd natuke suuremaks, et te näete, et kui ma vajutan play, siis siin see must joon hakkab jooksma. Ja ta küll praegu ei jookse normaalselt maha vist, aga see must joon on siis see koht, kus selles videos siis selle video pikkuse suhtes ollakse parasjagu. Ja üks variant ongi siis maha mängida niimoodi, et selle space'iga. Kui te vajute klipi peale uuesti, siis see mahamängimisjoon läheb siia klipi algusesse. Mängid siin on ja võtad uuesti vaadata, vaid uuesti klipi peale. Ütleme, siin on vähe parem näide, et siin on panoraami näha. Võtan näha, et pilt liigub. Kui ma tahan tagasi minna, siis saab vajutada neid siin. Peale hoiad, siis juhtu midagi. Kui sa vajutad seda, ta läheb nagu kaaderaaval läheb tagasi. Edasi saab samamoodi minna. Aga nende jaoks on ka kiirklahvid, soovitan need nagu ära õppida. Et samamoodi nagu tühik paneb selle käima, paneb selle video käima ka K. Ehk siis J, K ja L on kõrvuti kõik teil klaviatuuril. Kui te olete J peal, siis te saate nagu tagurpidi mängida videot maha. Kui te olete L peal, siis edaspidi. Et kui te olete siia klipi peale, see must joon, mis siin on. Kui te lähete siia musta joone peale, siis siia tekib see peopesa sõrmega nii-öelda. Siis saate sellest maha mängivast joonest kinni võtta ja niimoodi siin ringi scrollida selle video sees. Et sellega saab nagu põhimõtteliselt terve projekti läbi vaadata. Saad minna, hoiad hiirt peale ja lähed siin, vaatad kõik klipid läbi. Hea kiire moodus vaadata neid klippe. Vaatame korraks siis, et kui klipi peal teha parem klõps, siis siin tekib ka mingi menüü, et siin ongi tavaline cut, copy ja paste ja muud asjad on, noh, neid me siin ei kasuta otseselt. Et kui me tahan näiteks selle klippi kopeerida ja teen sellest kopiga või siis Ctrl-C-ga nagu igal pool mujal ja kui ma pastin selle, siis ta paneb selle aktiivne klipp, mis meil on siin, eks see, mille peal ma olen parasjagu, selle aktiivse klipi järgi paneb siis selle paste'i. Ma praegu panin. Mul tekkis ka. Ma kustutan selle ära uuesti. Üks variant, kuidas asju kopida võib-olla, mida nii väga meeldi ei pea jätma, aga mainin ära, on see, et kui ma tahan näiteks seda klippi kopida kuskile siia,
hoian kontrolli all ja võtan hiirega sellest kinni, siis ma lihtsalt liigutan selle sinna ja sellest tekib koopia sinna, kuhu ma selle parasjagu viin. Kui sa võtad lihtsalt kinni, eks mulle järjekord ei meeldi, ma tahan, et see klipp oleks esimene või see oleks esimene, siis võtad lihtsalt kinni ja tõmbad selle sinna, siis ta nagu näitab ka seal all, kuhu vahesse ta topib selle. Nüüd on see siis esimene mul näiteks. Ma näitan nüüd selle ära, et kui preview-aken on liiga väike ja tahate nagu suuremalt seda näha, siis siin vahepeal on see joon, et siis saab nagu seda akna ja selle tööria suhet nagu muuta. Ma pigem hoiangi endale rohkem niimoodi. Et siin all on siis see pikk joon. See on siis kogu filmi pikkus. Ja kogu filmi pikkust näitab see viimane number siin. Et see näitab, kus me parasjagu oleme filmi alguses. No nüüd oleme esimesel sekundil, eks ole. Ja see näitab siis filmi lõppu, et antud juhul meil on materjali 8 minutit ja 6 sekundit. See on siis kogu filmi pikkus, kui nüüd see kohe välja lasta. Ja siin saab samamoodi hiirega minna mõnda suvalisse kohta seal filmis ja siis vastav klipp siin kõrval läheb aktiivseks. Näiteks praegu on see aktiivne. Ja siis saate nagu kiiresti läbi selle projekti hüpata. Ja kui te vaatate materjali läbi ja tahate vaadata seda suurel ekraanil, siis siin on selline preview full screen. Ja kui seda vajutate, siis ta hakkab kohe mängima ka. Sul ei ole? Kas kellelgi veel ei ole seda nuppu või? Kellel ei ole, siis vajutage F11 peaks tegema ka. Siis kui te olete selles suures ekraanis, siis samamoodi siin saab hüpata järgmise klipi peale siit edasi-tagasi nooltest. Nii, aga lähemegi siis lõikamise juurde. Et võtan selle, näiteks selle tumba toolide klipi ja lõikamiseks tuleb minna siis edit alla. Siis põhiline asi, millega nagu siin programmis võiks lõigata, on iseenesest trim tool. Nagu inglise keel võib-olla ei ole kõige parem vahest, aga ma ei tea, mis ta eesti keeles olla võib. Et kui see trim tool sisse lülitada, siis see klipp, mis aktiivne on, siis vaata, kui siin alla muidu selleks reaks terve selle filmi pikkus, siis kui paneme trim tooli sisse, siis nüüd siia alla tekkis teistsugune riba, et siin on 2 klotsi alguses ja lõpus. Need on siis nii-öelda need kohad, mis see klipp on. Esialgu need on muidugi alguses ja lõpus. Ja paneks klipi käima. Vaatan, et kus mul see panoraam siin hakkab. Korraks mõtleb midagi. Siit hakkas pihta, ma lähen natuke tagasi. Ja nüüd siis see koht, kus see mahamängimise mull on. Et siit maalt ma tahan, et see klipp hakkaks pihta. Et ta ei oleks enam see täispikkus, mis ta on 26 sekundit, vaid ta hakkaks sealt pihta. Siis siin üleval on see set start point. Ja siis ta liigutab selle kasti täpselt sellesse kohta, teeb siis lõike. Jah, ilmselt. No, vaatan selle klipi ära, et siin lõpeb ära. Et siin võiks see klipp siis nagu otsa saada, et see klipi pikkus võikski olla ainult see sinine osa. Ja siis ma panen set out point. Ja nüüd see klipi pikkus ongi just see. Ma panen save trim. Ja nüüd see sama esimene klipp, mis enne oli 26 sekundit siin, on 7 sekundit. Siis kui panen selle käima, siis on näha, et alles on ainult, korraks renderdab seda. Kahjuks ta ei näita kuskil seda renderduse riba, et see on natuke jama. Movie Makeril on see, et kui sa paned mingi efekti peale, siis ta kohe hakkab seda renderdama ja natuke võib arvuti aeglasemaks minna tänu sellele. Et muudes programmides tavaliselt tuleb ise manuaalselt renderdada. Nii, et nüüd jäigi alles ainult see klipp, mis me siis välja lõikasime. Nagu näha, siis see must joon jooksutab seda praegu maha. Ja rohkem seda klippi ei olnudki. Kui ma olen uuesti siia trimmi sisse, et teine variant, kuidas trimmida, on lihtsalt neid klotse ise liigutada siin peal. Et siis ta reaalajas peaks seda video maha mängima. Mul ka praegu väga hästi ei mängi. Näiteks ma liigutan seda niimoodi, et see on ütleme kiirem viis seda teha, kui sul arvuti lubab. Ja siis lõpupunkti panen siia. Samamoodi save'in. Aga kohe ei ole mõtet save'ida, et kui sa save'id, siis sa lähed kohe sealt sellest trimmimisolekust välja. Et ma tahan järgmise klipi ka trimmida näiteks või ma ei tea, selle panoraami siit näiteks. Et siis sa oled nii kaua selles olekus, et iga klipp, kuhu sa peale vajutad, saad seda samasugust lõikamist seal teha.
näiteks siin on ka üks panoraam kindlasti tulemas, ma tean. Ahah, hakkan siit pihta. Lasen tal natuke aega mängida. Või liigutan seda, sellega saab vähe kiiremini, kui siit kinni võtta. Siia teen lõpupunkti. Siis panen save näiteks. Et nüüd see klipp ja see klipp on siis juba muudetud klipid. See esimene kaader, mis ta siin näitab siin thumbnaili peal, see on nüüd see uus trimmitud kaader. Kui ma siia korraks nagu sisse lähen uuesti ja panen selle trimmimise punkti näiteks siia, siis panen tähele, et see siin nagu muutub. Ehk siis ta jätab alles, et see on nagu alguskaader sellel klipil. Muudan selle tagasi. Võtan näiteks selle toakaadri siit, magamistuba. Järgmine asi, mida tahaks näidata, mis on ka lõikamisega seotud, on split. Ehk siis poolita. Et algul ei olegi. Paned klipi käima, tal ei ole midagi lõigata hetkel, vaata, kui sa oled klipi alguses. Nii kui käima paned, siis kohe split tekib üles, sest et sul on juba paar sekundit või paar millisekundit ruumi lõigata. Ehk siis split tuli mõte on see, et näiteks mul on see klipp siin. Ja mul on selles klipis, ma mäletan, et ma filmisin 2 korda seda sama panoraami. Ma siit natuke scrollin edasi. See oli esimene, see oli teine, ma isegi 3 korda tegin seda. Ja ütleme, kuna trimmimine lõikab klipil otsad ära, siis võib olla nagu mõttekas, lihtsalt näita, mida split teeb. Et algul materjal läbi vaadata ja teha igast sellest panoraamist eraldi nagu fail. Ehk siis näiteks see esimene panoraam on ära. Nii, lähen natuke tagasi. Ja kui ma nüüd vajutan split, siis ta teeb sellest failist siin 2 videofaili. Panen split. Nüüd mul 2 videofaili. Üks lõppes seal maal ära, kus ma selle spliti tegin ja teine algab sealt maalt, kus see spliti tegin. Ja siis ma saan neid eraldi trimmida pärast, nagu ma tahan. Kuna mul üks panoraam siin veel, siis ma näiteks teen selle lõpus ka spliti. Nii. Ja teen siia spliti näiteks. Et see on nagu spliti mõte, et ta tekitab sulle eraldi failid. Et need on põhilised lõikamise vahendid, siis, mis siin Movie Makeris on. Et tegelikult siin on nagu üks võimalus veel, et eks ma mängin seda klippi maha siin. Siis mul on võimalus teed ka otse siit ülevalt panna set start point ja mängida natuke edasi ja panda set end point. Minu Movie Maker jooksis selle peale veits kokku, ma ei hakka seda näitama. Aga see selline võimalus on. Samamoodi siit RIP-menüüst on võimalik neid panna, aga soovitan hetkel mitte proovida. Et need olid siis lõikamise kohta. Et siis vaatame natukene efekte ja üleminekuid. Et üks asi, mis siin enne küsiti ka, on klipi kiiruse muutmine. Et see kõik käib siin samas editi all. Näiteks ma võtan selle panoraami siit ja siis siin on speed, mis on siis klipi kiirus. Ja muidugi ta on algul korda 1. Ja siis siit saab aeglasemaks panna, et kui sa paned vähem kui 1, siis ta läheb aeglasemaks ja kui paned rohkem kui 1, siis läheb kiiremaks. Ma panen korraks näiteks aeglasemaks, et lihtsalt näidata, mis see teeb. Ja nüüd see klipp on aegluubis, mängib 2 korda aeglasemalt. Ja samamoodi saad panna, sa võid siia ise numbri kirjutada ka muidugi. Ma panen 2 korda kiiremaks näiteks. Nüüd on nagu kiirem. Et seda võib vahest vaja minna, ongi, et kui te seda panoraami teete näiteks aeglaselt, et teil ei hakkaks pilt hakkima, siis siit saab nagu kiirust pärast juurde panna. Jah, see jääb siia, sellele klipile jääbki see kiirus sisse. Seda võiks nagu jälgida. Seda saab pärast muidugi maha võtta, kui sa lähed ja paned speedi jälle 9 tagasi. Ja, et kui sul on üks video ja sealt tahad keskelt ühe asja kiiremaks teha, siis sa pead selle välja lõikama. No vähemalt selles programmis küll. Siin editi all rohkem ei olegi midagi hetkel näidata. Siis järgmine asi on üleminekud. Et siin üleval on animations. Need ongi siis üleminekud. Ja kui ma nüüd lähen mingi klipi peale, võtan 2 erinevat klippi, siis see klipp, mis teil aktiivne on, siis selle eel oleva klipi ja selle klipi vahele paneb ta siis selle ülemineku. Ja Movie Makeril on see hea asi, et kui sa lähed siia, siin üleval on siis kõik need ülemineku efektid. Kui sa lähed hiirega efekti peale, siis ta näitab sulle kohe ette, mis efekti ta sinna sellega paneks, kui sa selle lisad. Ja siin on neid efekte väga palju.
aga ma usun, et teil ei ole vaja midagi muud kui ainult üldjuhul vähemalt, kui te tahate süveneda ja muid efekte kasutada, siis võite otsida. Aga põhiline efekt, mida kasutatakse igal pool, on crossfade ehk siis niisugune sujuv üleminek. Ja siis kui sa tahad selle efekti lisada, siis vajutad hiirega siia lihtsalt peale. Ja siia klipi thumbnail tekkis niisugune kolmnurk siia vasakusse nurka, see näitab, et siin on mingisugune üleminek lisatud. Ja siis kui ma lähen nüüd siia, mängin selle koha maha, siis on näha, et seal on see üleminek ilusti olemas. Seda crossfade on võimalik nagu sättida ka, et kuidas ta nagu üleminek, kus ta alustab ja kus ta lõpetab ja kui kiiresti ta läheb. Kiirus saab siit määrata, see duration. Siit saab nagu kiirust määrata. Saad ise trükkida, ei ole ainult 2, sa võid panna ka 10 sinna. Põhimõtteliselt ta paneb täpselt 2 klipi keskele ja kui sa tahad seda natukene mängida seal, siis sa pead neid klippe vastavalt trimmima. Et ütleme, kui sul ühes kohas kaamera, ma ei tea, hakkad liigutama kaameraga käes midagi, sest selle pead nagu lihtsalt välja lõikama. Crossfade on niisugune alati hea maitsega, et kui te panete sinna mingid lehepööramised ja kuubikud lendavad ja ufod tulevad, siis niisugune efekt, et plahvatus, siis tuleb järgmine vaade. jah, vannitoa ja suure toa vahele, hea niisugune. Plahvatus. Siin kõrval olevad pan and zoom, need ei ole video jaoks tegelikult, need on hoopis piltide jaoks. Ma ei tea, miks nad üldse aktiivsed on. Aga ütleme, kui tahate efekti maha võtta, siis teete selle sama klipi aktiivseks, kus see efekt peal on. Ja võtate kõige esimese efekti, mis on siis no transition. Siis see kolmnurk kaob ära. Siis järgmine asi on visual effects. Siin väga pikalt ei peatu. Siin samamoodi, kui sa lähed peale, siis ta kohe reaalajas näitab ära, mis efekti ta lisab. Siit saab nagu lahti teha sellise suurema menüü ja vaadata kiirelt, mis siin on. Siin all on, siin muud asjad ei olegi midagi erilist, aga siin all on motions and fades. Et seda võib vahest vaja minna. Et siin on fade in from black, ehk siis ta algab musta pildiga ja siis läheb edasi. Et video alguses võib vaja minna. Ja samamoodi on tal lõpeb mustaga. Eks klipp mängib ära ja läheb mustaks. Ja samamoodi vajutad hiirega peale ja siis see efekt on lisatud. Efekti saab samamoodi ära, et valite selle kõige esimese non-transitioni. No võin korraks panna mingi efekti peale siia. Et ongi niisuguse efektiga ja siis siit ma saan ta maha võtta jälle. Mis on võib-olla meid rohkem huvitav asi siin on see brightness. Ehk siis ainuke asi, kus saab pildi heledust muuta ongi nagu siin. Et kui see brightnessi peal vajutada, siis siit saab nagu panna pilti tumedamaks ja heledamaks. Aga kuna tal tegelikult on sisse ehitatud see, et ta muudab ka kontrasti samaaegselt, siis ütleme, väga sellega ei mängiks tegelikult. Kui sul tõesti on väga tume pilt, siis võib nagu proovida. Aga väga häid võimalusi siin ei ole. Et üldjuhul jaaviks filmides teha hea pildi ära, et pilditöötluse variandid ei ole siin kõige paremad. Ja kõikides nendes animationides, visual efektides, kõigil on see apply to all. Ja siis sama efekt, mis sa just panid sellele aktiivsele klipile peale, see lisatakse kõigile, mis sul projektis on. Lähme edasi järgmise teema juurde, mis on siis klippide, heli ja muusika lisamine videosse. Et nagu siin enne oligi, view all on see waveforms, et kui ma selle välja lüütan, siis nagu näha siin klippide peal kaovad need igasugused jutid ära. Et need näitavad tegelikult, lihtsalt see ongi nagu selles mõttes hea, et ta näitab, et sellel klipil on heli, siin on mingi tugevam heli. See lihtsalt ongi, ta visuaalselt näitab, et nendel klippidel on heli ja sa näed ära, et sellel ei ole. Aga okei, teil ei ole seda, siis ärme seda vaata. Kui tahate editi alla, siis selle klipil, see heli, mis selle klipil on, no eriti nende korterite puhul tuleks kindlasti kõik klippide helid ära võtta või võimalusel filmida nii, et sul ei olegi heli, sest et tulebki nagu kõik klipid läbi panna, käia ja siis see, kui tahate heli just juurde panna, siis sealt juurde ka panna, aga põhimõtteliselt heli tuleb tõmmata siit nulli.
heli saab jah korraga maha võtta nii vist, et teed kõik klipid aktiivseks, kontrollooliga näiteks või ja siis paned kõigil nulli. Vaatame, kas see toimis ka või. No paistab, et toimib, jah. Võt, väga hea. No me võtsime heli kõigilt maha iseenesest, aga ütleme, kui meil on klipp, mille heli me tahame kasutada, ma võtan siit selle teleka klippi, ma tean, et siin on heli olemas, mingi tugev heli. Panen siit heli tagasi praegu. Et ma tahan, ütleme, seda klippi kasutada oma videos koos heliga. Ma ei taha, et ta tuleks järsku sisse, vaid et ta tuleks sujuvalt sisse. Et siis selle jaoks ongi siin see fade in ja fade out. Et siin praegu on, ehk siis siit saabki nagu määrata seda kiirust, kui sujuvalt see heli sisse tuleb, see tuleb kiiresti, samamoodi väljaminekut. Siis kui nüüd seda klippi mängin, te vist väga ei kuule, aga antud juhul siis ta panigi klipile nagu selle sujuva ülemineku peale. Kahjuks te seda kuidagi visuaalselt ei näita. Impordime nüüd muusikat siia sisse, et lähme siin üleval. Et muusika lisamine käib siis siin home, üleval on add videos ja fotos kõrval on add music. Kui siit kolmnurga alla vajutate, siis seal on mingid valikud. Ja need 3 esimest ongi siis need samad aadressid, kust saab tasuta muusikat. Ma vajutan siia mingile peale. Osadel võib-olla ei ole. Minu versioonil on. Et siis ta viib sinna. No need lingid saate pärast saadame ka. Et siit siis saab nagu juba kohe alla laadida näiteks muusikafaile, kui ma tahan. Kellel ei ole, siis siin allpool on add music ja siis on add music to current point. Ehk siis, kus ma parasjagu oma videos olen, oma kursoriga, näiteks siin. Ja lisan siit add music to current point. Ja näidismaterjalide kaustas on meil muusika, ma panin sinna mingisuguseid valikuid. Ma ei oska kommenteerida, kas need kõik on autoriõigustega. Kursor on siin, vaata, see must joon, mis siin jookseb. Et sealt maalt ta peaks panema, et panen siia poole klipi peale näiteks. Et lisan siia siis muusika, võtame selle näiteks. Siis ta lisab selle sinna videode alla teise reana. Siis läheb nagu edasi sealt, jah? Jah, sealt maalt läheb siis see klipp edasi. Sellest mustast joonest. Nüüd, kui see muusika on siia sisse tõmmatud, siis seda saab samamoodi ringid räägida siin. Liigutan näiteks siia või liigutan siia ettepoole. Panen siia filmi algusesse peaaegu. Ja ma ei taha muusikat võib-olla päris algusest, ma samamoodi tahan seda lõigata või trimmida. Ja siin üleval on siis tekkinud juurde video tools, oli juba üleval vist enne. See music tools ka siia tekkinud, et kui ma siia peale lähen, siis ma saan selle muusika seadeid nagu siit nagu trimmida siis. Siin on siis sama asi. Muusika kõvadus saan täiesti nulli panna, milleks iganes see vajalik peaks olema. Või siis panna kõvemaks. Samamoodi saan panna siia sisse tuleku ja väljamineku. Ja siis trimmimine on siin samas. Siin ei ole eraldi editisse vaja minna, vaid trimmimine käib siin. Ja panen siit käima selle, ütleme, kuulan muusikat, mis siit tuleb. Ma ei tea, siit võiks nagu hakata enam-vähem. Ja siis panen, et set start point. Kui sa vajutad set start pointi, siis ta ei lõika mitte siit maalt siia maal ära, vaid selle koha siin tõstab siia, ehk siis alguspunkt jääb samaks. Lihtsalt see muusika, kogu selle pala nagu pikkus muutus ja algus lõigati lihtsalt maha. Ja ütleme, ma tahaks, et see muusika saaks, ütleme, kuskil siin maal maha läbi, siis siia panen näiteks set end point. Siis muusika lugu ongi mul täpselt nüüd nii pikk siin. Aga see set start time, see on lihtsalt see, et kui sa lähed kursoriga kuhugile siia, siis sa võid selle heli niimoodi siia panna või siis lähed viid kursori sinna, kus sa tahad, et see muusika algus oleks ja siis paned set start time. Aga lihtsam on räägida seda niimoodi siit lihtsalt.
muusikaga sama asi, et seal on see split, eks ole, et ma tahan siit maalt selle muusika millegipärast 2 teha, siis ta tegi mulle 2 faili ja ma saan neid nagu eraldi siis vedada edasi, kuhu iganes ma tahan. Ta tegib sul lihtsalt pausi sinna nagu? Ta lõikas pooleks sealt ja sealt maalt, kus ma pooleks lõikasin, siis see fail hakkab sealt maalt pihta. Siis muusikaga on kursori mõttes sama asi, et kui ma panen selle käima, ma tahan muusika algusesse kiiresti tagasi minna, siis vajutad uuesti muusika klipi peale, siis ta läheb selle sama muusika algusesse või lõikepunkti. Muusikaga on see, et te saate kasutada ainult ühte tracki, ehk siis ma ei saa panna siia samale muusikale alla veel 2 või 3 muusikalugu. Et see, mis on, see on, et kui ma panen selle siia, siis peaks ära kattima selle. Aga siin nagu ühes projektis saab panna videot, muusikat, tiitreid, kõike ainult ühe korra. Et sa ei saa panna mitu video üksteise peale, videopilti üksteise peale ka ei saa panna. Mitut tiitrit ka ei saa. 2 rada nagu ei ole. Et ütleme, inimene loeb teksti peale ja siis muusika on taustal. Jah. Et ma selles mõttes seda ei tea, et siin on see record narration, aga seda ma ei ole proovinud. Ma vaatan korraks, mis ta teeb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jaa, peale saab lugeda, aga ainult siin nagu programmis siis. Tegelikult saab küll siin Movie Makeris panna teise helirea veel, et see sama record narrationist lased noole alla, siis siit saab valida näiteks eelnevalt sisse loetud pealelugemisteksti, aga selle asemel võib võtta ka mõne muusikafaili, näiteks selle siit. Ja siis meil ongi 2 rea peal heli. Ja neid saab siis jällegi omakorda siit option sealt muuta selle tugevusi. Ja aga see on heli kohta iseenesest kõik, et pildid järgmine teema. Et samamoodi, kust me panime videod, on see add videos and photos ja näidismaterjalidel on piltide kaust. Ma lähen kõigepealt siia projekti lõppu, ma panen nad siia lõppu kuhugi. Ja võtan need kõik, mis siin on. Tekkisid siia siis Toomuse 2 logo ja siis meie filmimiselt 2 pilti on ka ja siis on üks kaart. Mis siis piltidega teha saab, on, et piltidele kehtivad põhimõtteliselt samasugused üleminekud nagu videole. Näiteks ma panen siis sellest Toomuse logost ülemineku sellele pildile, samamoodi lähed peale, siis ta lihtsalt näitab sulle ette need erinevad üleminekud. Ma neist ühtegi peale ei pane praegu. Ja siis pildi puhul ongi see pan and zoom on siis see koht, kus piltidel on mingit tegevust. Ja kui samamoodi lähed peale, siis ta hakkab näitama, mida ta teeb. Siin ta liigub lihtsalt alt üles ja siin allpool on vähe huvitavamaid asju, näiteks niisugune zoomimine ja keerav zoom. Et mingi pildi slideshow'de jaoks päris huvitavaid asju on siin. Ütleme isegi profi progedes meil ei ole niisugust head võimalust, mida Movie Maker pakub. Ehk siis siin saab niisuguseid pildiefekte panna, et siin on omajagu valikud siin, kui te tahate pilti kasutada. Ja siis visuaalefektidega on ka põhimõtteliselt sama valik. Lähed lihtsalt peale ja ta paneb selle efekti peale. Samamoodi valgus saab siin siis nagu muuta sama põhimõttega nagu videos. Piltide kohta on üks asi veel, et kui ma teen pildi aktiivseks ja lähen siia home alla, siis siin on rotate left, rotate right. Ja kui siia vajutan, siis ta lihtsalt pöörab seda pilti. Sama asja teeb ta ka videoga, et kui ma võtan siit ühe video, siis ma saan selle video panna ka külje peale mängima. Näiteks kui mobiiliga on filmitud, siis tihtipeale võib olla see vale külje peal. Võib-olla korraks märgin, et kui mingi efekt peale panna või seda pilti kuidagi muuta, siis tekib siia nurka selline 4 kasti, ma ei tea, mis need täpselt kujutavad, aga siis sa näed, et sellel videol on efekt peale pandud. Jõuangi siia editi juurde nüüd. Et siin editi all on siis duration, see on ainuke koht, kus saab siis
noh, 2 varianti, kuidas pildi pikkust muuta. Et originaalis nad on kõik 7 sekundit pikad lihtsalt siin videos. Üks variant on lihtsalt mängida nii pikalt maha, kui sa tahad. Eks ma tahan, et siin võiks see pilt läbi saada. Siis siin üleval editi all on set endpoint. Ja siis ta tegelikult muutis selle video pikkuse nii pikaks, kui ma panin parasjagu. Teine variant on siis duration. Ehk siis siit ma saan valida mingi pikkuse, ma ei tea, 1 sekundi peale näiteks. Kestvus, jah. Et kõik pildifailid on 7 sekundit Movie Makeris, nii mulle vähemalt tundub. Aga piltide kohta nagu rohkem ei olegi. Üks jama on siin, et kui näiteks see logo on ja ma tahaks siia valget tausta, siis mina igatahes ei leidnud kohta, kus seda saaks siia niimoodi... Background. Ja, aga see on mitteaktiivne. Et siis tuleb põhimõtteliselt minna Painti ja võtta see ülejäänud taust valgeks, salvestada eraldi failina. Põhimõtteliselt küll, jah. Muud varianti väga ei ole. Nii, aga ma lähen siia üles tagasi. Esimese video peale umbes. Ja piltidega samamoodi sa saad nüüd lihtsalt liigutada siia klippide vahele. Panna kuhu tahad. Saad panna neile siis efektid peale, üleminekud. Aga toomuse jaoks me tegime praegu siukse intro klipi, mida kohe varsti näitame. Aga vaatame enne üle tekstid, kui piltide kohta vist ei ole küsimusi. Saate kõiki efekte kodus vaadake, see on päris huvitavaid. Tiitrid on siis, kui minna siia Home'i, siis tiitrid käivad, siin on title, caption ja credits. 3 võimalust. Vaatame kõigepealt võib-olla seda, mida kõige rohkem on võib-olla vaja, on see, et me tahame siia video peale panna mingi teksti. Pealkiri siis, Mitte pealkiri, vaid subtiiter põhimõtteliselt, jah. Et kui me siia peale vajutame, siis tekib siia alla mingisugune fail, eks ole, mis on siis selle nimega, mis seal tekstis kirjas on. Ja seda saab siis modifitseerida niimoodi, et topelt klõpsu siin või siis vajutad siia preview aknasse. Ja siin saab teha siis kõike seda, mida saad teha kuskil Wordis ja Paintis ja igal pool. Kõik on sarnased asjad siin. Ma panen siia näiteks elutuba ja saan seda siis valida siit stiili. Siit saan valida siis seda värvi, mis ta on. Ja siin üleval on siis text tools süke kast ka, kui te ei leia üles. Või siis teed topelt klõpsu lihtsalt peale, siis ta avab selle. Ja siin on siis tavalised asjad. Siin on ka mingisugune läbipaistvus saab muuta. Ta on pool läbipaistev. No neid võite ise uurida, et siin on suht tavalised teksti variandid. Ja siin tagapool saab panna isegi outline, ehk siis nii-öelda mingid ma ei tea, kehva ei. Ja siis kuidas seda teksti siis pikkust nagu muuta? Et selleks on siis suht sama teema. Et siin on ka samas text toolsi all tuleb see asi ära teha, et mina igatahes ei leidnud, et teksti saaks kuidagi teistmoodi muuta kui ainult selle durationiga. Ehk siis sa pead põhimõtteliselt määrama selle teksti pikkuse siit. Võid siia trükkida ka endale sobiva pikkuse. Et kui seda joont liigutan siin, siis nii kaua, kui ta siin all on, nii kaua ta seal videos on siis näha see tekst. Ja siis mitut tekstikasti saab ka korraga panna või saa? Ei saa. Siin samas tekstis, kui saad siia sisse ja tahad panna mitu teksti, siis ta ei ole kõige... Jah, jama on selles, et ma tahan siia alla panna midagi muud, ja siis ma ei saa seda panna mingisse teise stiili või suurusesse. Ta muudab tervet seda teksti korraga. Kui tahan seda teha väiksemaks, siis põhimõtteliselt ei saa seda teha. Ja teksti võib samamoodi liigutada, kuhu iganes sa soovid seda panna. Saad seda kopeerida muidugi, teha sellest koopiaid. Ja siis need koopiad on nagu eraldi seisvad, et siia ma võin kirjutada siis midagi muud. Ja siis üks oluline asi on veel seal. Siin kõrval on siis teksti jaoks eraldi terve hunnik efekte, et tema jaoks
need animationid minu teada ei kehti. Et tekstil on oma efektid siin ja põhiline on siis see fade. Ehk siis tekst tuleb sujuvalt sisse ja läheb sujuvalt välja. Ta tuleb sisse, läheb sujuvalt välja. Ja aga siin on nagu terve hunnik muid variante ka, et kui tahate uurida. Ja siis see start time, see on sama, mis oli seal muusikas, ehk siis terve video jooksul, kust kohast see tekst algab, et seda ilmselt ei ole vaja. Et kui on selles 2, siis ta viib selle teksti selle video teise sekundisse. Ja, kui sa teed topelt klõpsu teksti peal, siis, või siis vajutad siia preview aknasse selle hetkel, kui sa oled selle mustaga siin teksti kohal, siis siin saad lihtsalt liigutada seda teksti, kuhu iganes soovid. Aga see pole ainuke tekstiversioon, aga see on põhiline, mida me kasutaks. Siin on ka näiteks title, kui sa vajutad title, siis ta teeb eraldi siukse 7-sekundilise klipi jällegi, kus kõik muud tekstiversioonid on samad. Lihtsalt see must kast, see ei ole ei pilt ega video, et tal ei kehti kummagi need reeglid. Et seda saab muuta siit background colorist, saab panna see, mis iganes värvi. Jah, seda saab tõsta ja lõikuda vahele. Jah, alguses sa paned näiteks musta kaadri. Ja selle pikkus saab samamoodi siit texturationis muuta. Ja ta on nagu selle tekstiga seotud. Samas selle teksti saab nagu eraldi siit ära tõsta. Et seda, selle kollast näiteks kasutada eraldi kuskil mujal. Et see tekst on nüüd siin. Nüüd nad ei ole enam üksteisega seotud. Ja siit saab ka siis selle pikkust valida. Ja siis kolmas asi, mis siin tekstis on siin credits. Et siin saab siis panna selliseid liikuvaid tiitreid näiteks. Credits on siis põhimõtteliselt lõputiitrid. Ja kui sa paned selle käima, siis nad tulevad alt üles niimoodi saavad liikuda. Et ma arvan, et eks mingi korteriklipi lõpus näeks see natuke naljaks välja võib-olla. Star Wars. Siis üks asi veel, mis ma näitan, põhimõtteliselt me oleme kõik asjad üle vaadanud, on siin snapshot ka. Kui ma teen snapshoti ja panen ta kuskile, seivin ära, siis ta teeb lihtsalt sellest kohast, kus see kursor parasjagu on, see must. Näiteks ma tahan, kus mul see õuekaader on, kus mul see majast õuekaader. Tahan sellest saada pilti lihtsalt, et siin videos seda kasutada. Siis ma teen siit snapshoti. Siis ta tekitab selle pildi siia. Siin on nüüd jälle 7-sekundiline pilt. Võib vaja minna. Lihtsalt vaatad mingit videot, valid välja sealt meeldiva kaadri ja siis paned selle koha pealt seisma. Ja siis vajutad snapshoti ja siis ta teeb sellest kohast pildi. Aga sellega nagu on peaaegu kõik asjad ära näidatud. Ja filmi saab siis lõpetada kas siit siis näiteks. Siit peaks ka saama. Siin on terve valik formaat iseenesest, aga mitte ühtegi, mis näitaks resolutsiooni otseselt. Et ma tegin katse ja siis igatahes recommended for this project. Eks kui me läheme save movie, kus kohas? Jah. See on full HD, seda materjali meil ei ole. Meil on 1280 peaks olema. Jah, see sama, et kui sa lähed siia peale, siis ta ütleb, et mis ta välja laseb. Lasebki õiges formaadis välja meile, õiges resolutsioonis. Siis saab siin nime panna sellele. Paistab, et nimeks on projekti nimi. Ja siis kui siit nüüd save panna, siis tal ilmselt läheb aega. Nüüd hakkab seda video nagu, mis sul on kõik efektid, kõik asjad, nüüd ta renderdab selle läbi. Et see on nagu see kõige aega nõudvam protsess iseenesest. Ja siis on seal kaustas olemas, vaatate üle ja laete siis oma YouTube'i ülesse. See üks variant on veel teha YouTube'i otse, et ma ei tea, palju teil on mingid MSN-i kasutajad, et kui siit YouTube'i vajutada, siis ta samamoodi annab selle. Aga kui sa seda kasutajat ei ole, siis ei saa siit YouTube'il ligi.